Meie lugu räägib Tallinna Ülikooli juures tegutsevast Konfutsiuse instituudist. Välisluureamet kahtlustab, et selle katte varjus toimuvad hämarad teod. Uurisime, kas see ka tõele vastab. Hiina üha kasvav surve demokraatlikele riikidele pole enam mingi üllatus. Küll aga võib tulla üllatusena, et KaPo ja Välisluureameti pidevast tähelepanust hoolimata tegutseb üle 10 aasta Tallinna Ülikooli juures Konfutsiuse instituut. Kas haridusasutustes käib Hiina rahastuse toel kommunistliku riigi kuvandi väänamine positiivsemaks? Hiina tugevnevat mõjutegevust Eestis on tunda poliitikas, majanduses ja luuretegevuses. Ka peaminister Kaja Kallas tunnistas tänavu aprillis, et kommunistliku partei juhitud Hiina Rahvavabariik on Eesti jaoks üha suurem väljakutse. Kuu varem mõisteti vangi Eesti mereteadlane Tarmo Kõuts, esimene eestlane, kes luuras just Hiina kasuks. 2021. aasta välisluure raportis on välja toodud, et Hiina kommunistlik partei kasutab oma ideoloogia levitamiseks aina rohkem pehmet jõudu. See tähendab, et eesmärke saavutatakse läbi atraktiivsuse, mitte sõjalise jõu või hirmutamise kaudu. Mõjutustegevusega seoses mainib raport Konfutsiuse instituuti, mis Eestis tegutseb just Tallinna Ülikooli juures. Kas Konfutsiuse instituut on Hiina Trooja hobune? Kas Välisluureamet teab midagi, mida meie ei tea? Ma saan aru, et see mure on tulnud sellepärast, et mujal riikides on olnud intsidente, kus Konfutsiuse instituut on võib-olla tahtnud dikteerida mingisuguseid asju seal ülikoolis, kas siis teadustöid või kes kellega kohtub. Me teame seda, et Konfutsiuse instituuti kasutab Hiina riik, Hiina kommunistlik partei muu hulgas ka luuretegevuse jaoks, luuretegevuse võimaldamiseks ja kindlasti väga tugevaks propagandatööks. Viimase 2 aastakümne jooksul on Hiina asutanud ligi 550 riigi rahastatavat Konfutsiuse instituuti, neist umbes 20 Saksamaal ja 30 Ühendkuningriigis. Ametlikult on instituutide eesmärk Hiina kultuuri ja mandariini keele õpetamine. Kriitikute sõnul tegeletakse aga Hiina kompartei propaganda levitamise ja tundlike teemade, näiteks Tiibeti ja Taiwani küsimuste tsenseerimisega. Kui näiteks me ükskord proovisime koos teiste õpilastega just Hiinast pärit õpetajalt küsida, mis tema arvab Tiibetist ja sellest teemast, siis Hiina õpetajad väga sujuvalt oskavad sellest teemast ümber minna, et nad ei vasta mitte midagi sulle. Konfutsiuse instituudi peamine roll on ennekõike Tallinna Ülikoolis üliõpilastele hiina keele õpetamine. Me õpetame ennekõike Hiina uuringute erialaüliõpilasi. Aga ma pigem arvan, et meie tudengid lihtsalt ei taha, miks ma peaks mingit keset hiina keele tundi olema, et õpetaja, mis te sellest arvate? Instituudi töö eest vastutab 7 aastat Hiinas elanud ja Pekingi saatkonnas töötanud direktor Anette Elken, kes väidab, et pole ei üliõpilastelt ega kuskilt mujalt kuulnud, et mõni Konfutsiuse õpetaja Pekingi meelsuse levitamise nimel õppekavast kõrvale kalduks. Tagasisidet küsitakse tudengitelt kogu aeg, viimati poole sügissemestri pealt. Eestlane ja ennekõike ülikoolis käiv eestlane on väga kriitiline inimene ja et ei ole võimalik talle lihtsalt mingit jama pähe määrida. Et ma ei tea, laulame nüüd mingit laulu kommunistlikust parteist, eks ole, et pigem seda ei juhtu. Ja kui ka, ja ega ka Hiinas loetakse inimestele sõnad peale, et sa ei saa nii avalikult sellist asja teha, et Elkeni usutavuse kasuks räägib tõik, et direktor ega teised kohalikud töötajad pole mitte Hiina, vaid Tallinna Ülikooli palgal. Nende kõrval töötab instituudis aga 5 Shanghai majandusülikoolist saadetud töötajat, kelle teened maksab kinni just Hiina. Õppekavade või õppematerjalide koostamisele neid aga ligi ei lasta. See on täielikult meie valik. Ja see ka Hiina rahastuse pool on samamoodi, et niimoodi jooksvalt ei saa sealt poolt midagi mõjutada. Hiina poolelt tehakse ülekanne Tallinna Ülikooli kontole ja pärast seda Hiina meie partnerid ei dikteeri ega kuidagi moodi manipuleeri, et ma ei tea, te peate tegema ühte või teist, et muidu me nõuame oma raha tagasi. Elken kinnitab,
et kuigi osa instituudi eelarvest tuleb hiinlaste rahakotist, ei kulutata sentigi tema kinnituse ja heaks kiiduta. Ka õpetajate värbamise puhul või ärasaatmise puhul on meil vetoõigus, siis on samamoodi kõik kulutused, kõik sündmused, kõik tegevused käivad minu kaudu. Ma arvan, et neil ei ole põhjust meid milleski süüdistada, et pigem me räägime sellest, et on lihtsalt oluline olla teadlik ja valmis, kui keegi peaks tahtma teha midagi. Nagu kuulsite, tuleb olla valmis, kui keegi peaks tahtma midagi teha. Sama umbmääraselt sõnastab oma kahtlusi Eesti Välisluureamet, kelle sõnul on tõenäoline, et Konfutsiuse instituudiga seotud ohud ja probleemid on jäänud aastate jooksul samaks. Ehk siis jutt käib ikka instituudi mõjutusvahendina kasutamisest. Samad arutelud käisid haridus- ja poliitikaringkondades juba üle 10 aasta tagasi. Praegune president, toonane Tartu Ülikooli rektor Alar Karis olevat olnud skeptiline, kui juttu tulnud Konfutsiuse instituudi loomisest Eestisse. Karis teadis, mis hädad sellega juba siis teistes Euroopa ülikoolides olid. Eestisse instituudi rajamise idee on pärit 2008. aastast Tõnis Lukase haridusministri päevilt. Aga see asi algas tõesti minu visiidi ajal Hiina, kui me läksime siis delegatsiooniga ja minu kui ministri delegatsiooni kuulusid ka rektorid. Kaasa arvatud olid seal nii Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud kui ka Tartu Ülikooli rektor Alar Karis. Lukas tunnistab, et ohud olid üleval juba toona. Kuna ta oli riiklik, siis on täiesti selge, et Hiina riik ju jälgib oma institutsioonide tegevust. Selles kindlasti illusiooni olla ei saanud, aga mil määral keele või ütleme siis riiklikku propagandat sisse lastakse, see on iga partneri enda jälgida ja siin on oma ohud kahtlemata olemas, nii et Tallinna Ülikool peab siin olema valvas. Tallinna Ülikooli praegune rektor Tõnu Viik keeldub kaamera ette tulemast, kuid kinnitab meelitsi, et on Konfutsiuse instituudi tegemistega hästi kursis ning tema parima teadmise kohaselt oht julgeolekule puudub. Viigi sõnul sisaldab Tallinna Ülikooli ja Hiina partnerülikooli koostööleping piisavalt instrumente, et julgeoleku ohtu vältida. Vaatame siis ülikoolide koostöölepingu üle. Kohe alustuseks on kirjas, et mitte ühelgi juhul ei tohi kumbki osapool teise akadeemilist vabadust segada või tsenseerida, kuid uuriva ajakirjaniku Holger Roonemaa sõnul just seda Konfutsiuse instituudid teevadki. Me oleme näinud erinevaid raporteid ja eksperthinnanguid, mis ütlevad, et need ülikoolid, kes majutavad enda juures sellist instituuti, et nendes esineb siis selline kampusesisene enesetsensuur, mis piirab tudengite vabadusi, tudengite arvamusvabadusega, samamoodi ka teadlaste ja teaduste vabadust. Endine Postimehe uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa on kirjutanud artiklite sarja Hiina mõjudest Baltimaades, sealhulgas Eestis. Varem kajastati Hiinat ainult läbi välisuudiste prisma. Me toona avastasime, et Hiina või see instituut peab arvestust, peab andmebaasi inimeste kohta, kes osalevad nendel kursustel, mis iseenesest on juba huvitav. Me avastasime, et Hiina riik annab igal aastal suurusjärgus 100 000 või rohkem eurot, et seda instituuti siin üleval pidada. Need tegelikult on ju tegemist puhtalt prioriteetide seadmisega. Et me näeme, et meil on vaja hiina keele või mandariini keele oskajaid, selle kultuuritundjaid, aga me laseme seda õpetada inimestel, kes on kommunistliku partei poolt Hiinas välja valitud, kes me ei tea, kes annavad aru kommunistlikule parteile, kes peavad siin andmebaase kursustel osalejatest, õpetavad ainult korrektset versiooni ajaloost ja selle katte all võivad tegeleda veel ka luuretööga. Et minu meelest see ei ole okei. Küsimusele, miks pole suutnud Eesti riik või Tallinna Ülikool leida vajalikku summat, et hiina keelt ise õpetada, jätab rektor Tõnu Viik vastamata, kuid märgib, et Tallinna Ülikooli käes on vetoõigus ning eelarvelised ja töötajatega seotud otsused.
samas on koostöölepingus mustvalgelt kirjas, et Shanghai partnerülikooli direktoril on õigus rahaasju teada ja neid kinnitada. Samuti on kirjas, et Hiina-poolne juht võtab aktiivselt osa keeleõppest ja kultuuritegevustest. Instituudi endise juhi Jekaterina Kordi sõnul on ülikool sisuliselt sundvõttes. Omal raha hiina keele õpetamiseks pole, ent keeleoskajatest on Eestis puudu. Kahjuks jääb Jekaterina Kord Luna uurivale toimetusele tabamatuks. Mitme nädala jooksul ei vasta ta kirjadele, sõnumitele ega kõnedele, justkui oleks Hiina naise vaikima sundinud. Olgu aga märgitud, et tänavu kevadel kirjutas Koort alla Eesti teadlaste ja õppejõudude ühisavaldusele, mille sisu oli lühidalt järgmine. Hiina mõjutustegevus ohustab akadeemilisi vabadusi. Meie toimetusega rääkinud endised ja praegused üliõpilased kehitavad aga õlgu, kus siis väidetav mõjutustegevus toimub. Küll aga märgitakse, et Hiinast tulnud õpetajad ei puuduta meelsasti poliitilisi või ajaloolisi teemasid. Kui Hiinas õpetajad õpivad õpetajateks, siis neil on ka selline õppeaine nagu poliitika. Ja küllap see käib sinna hulka, et nad nagu ei tohiks sellest rääkida. Hiina luure eripära olevat, et kasutatakse peamiselt teadlasi või tudengeid, kes viibivad võõrriigis vaid lühikest aega, mitte aastaid kohal viibivaid agente. Et üks õpetaja ei tohiks nagu üle, 2 või 3 aasta ühes kohas olla, et siis ta saadetakse teise riiki õpetama. Instituudi direktori Anette Elkeni sõnul on õpetamine noore hiinlase jaoks pigem lahe võimalus paar aastat ühes ja paar aastat teises riigis elada. Õpilaste kohta ütleb ta nii palju, et pigem muutuvad nad õppetöö käigus Hiina kriitilisemaks, kuna omandavad ajaloo ja poliitika teadmisi mitte Konfutsiuse instituudi, vaid Tallinna Ülikooli õppejõudude käe all. Tänu sellele, et nad on õppinud nii keelt kui ka humanitaarteaduste instituudis siis ajalugu ühiskonda, nad on hakanud tähele panema aina rohkem teemasid, mis kajastavad erinevaid küsimusi või probleeme. Me räägime Hiinast kui globaalsest superjõust, kui julgeolekuohust, millest kõigest muust, aga selleks meil on ju vaja inimesi, kes on selle ala eksperdid ja sealjuures oskavad ka keelt. Kui direktori juttu uskuda, jääb mulje, et omal moel teeb Tallinna Ülikool Hiinale hoopis karuteene, kuna avab oma õpilaste silmad. Millel aga põhineb Välisluureameti kahtlus, jääb meile mõistatuseks, kuna teave nende info kogumise meetoditest pole avalik. Välisluureametist vastatakse lühidalt. Meil pole hetkel selle teema kohta rohkem öelda kui see, mida raportis kirjutasime. Kuuldud loost koorub välja tõsiasi, et kui Hiina mõjutustegevus tõepoolest Konfutsiuse instituudi õppetöö varjus toimub, peab see olema nii peen, et seda pole tähele pannud töötajad ega ka õpilased. Samas hoiavad pidevad kahtlused ja süüdistused instituuti kikivarvul ega lase Tallinna Ülikoolil ega instituudi töötajatel hetkekski valvsust kaotada. Jääb üle vaid tõdeda, et mõned asjad siin maailmas on igavesed. Surm, maksud ja see, et Konfutsiuse instituuti mainitakse ka järgmises Välisluureameti aastaraamatus.